Tšau, mina Piret siin ja täna mul on teile üks väike story time, kuidas tegelikult meie õega leiutasime esimesena mõmina räpi. Seda küll võib-olla natukene teises tähenduses ja mõistes, kui võib-olla tänapäeval seda teatakse. Praegusel hetkel ma isegi ei ole seda väljendit nii palju kuulnud, nii et võib-olla isegi mõmina räpi hiilgeajad on juba möödas. Vahepeal oli see sõna mõmina räpp väga teemaks ja sellest oli väga palju juttu ja sellega meenus mulle üks selline lugu, kuidas mul tuli üks kummaline idee sõltuvalt siis võib-olla sellisest kehvast olukorrast. Osad teist võib-olla on ka juba kuulnud ja teavad, et kunagi ma tegelesin räpiga ja isegi üks Tartu räpparite seltskond kutsus mind nimega Eesti esimene naisräppar. Kuigi ma võib-olla päris ise selleks ennast ei tituleeriks, et mõned sellised räpi alged olid ka juba minu arust enne mind olemas, aga jah, umbes sellel ajal, kui ma olin just gümnaasiumi lõpetanud, siis oli Eestis üks selline suurem hip-hopi laine just võimust võtmas. Palju tuli juurde hip-hop tantsijaid, breikareid ja siis ka uusi räppareid, et kui võib-olla päris esimeseks laineks saaks pidada sellist musta kuud ja kes seal võib-olla esimesed sellised räpigrupid olid, kõik need Kool D-d ja tegelased, siis võib-olla selline teine suurem räpilaine toimus siis, kui said kuulsaks sellised tegelased nagu Chalice, olid Tartus ühendatud inimesed, üleüldse väikestes kohtades tuli nagu seeni peale vihma neid uusi räppareid juurde ja see oli väga põnev ja äge aeg. Ja kuna ma olin juba natukene kätt proovinud ka selliste algeliste muusikaprogrammidega, ma isegi ei mäleta, mis nende programmide nimed olid, aga põhimõtteliselt sa said klotsidest laduda selliseid biite ja siis sinna peale mingi kehva mikriga mingeid riime peale loetud. Et ma olin ise natukene arvutis siis muusikat teinud ning koos ühe minu õe klassivennaga siis tegime siukse väikse räpi crew ka, kus me siis mitme peale tegime lugusid ja ka käisime sellistel kohalikel hip-hopi räpi pidudel esinemas. Ma ei mäletagi, kumb neist esimene esinemine oli, aga igatahes üheks suureks ürituseks oli meil koolis korraldatud selline hip-hop üritus, kus oli terve saal paksult rahvast täis, erinevad esinejad Tartust ja mujalt ja siis oli ka meil võimalus paari oma looga seal üles astuda, mis oli väga äge kogemus, palju rahvast, kõik elasid kaasa, see oli väga äge ja sealt edasi juba sai käidud mingitel erinevatel üritustel, isegi Pärnus ja muudes sellistes linnades, kus siukseid hip-hop üritusi korraldati, aga tol ajal oli selle tehnikaga, nagu ta oli, tihtilugu mikrid olid sellised kõmisevad, müdisevad, diktsiooni sealt hästi ei kostunud läbi, need taustad, mis ise sai arvutis kokku pandud, olid sellised, nagu nad olid. Masterdamisest ei teadnud me tol ajal väga mitte midagi ja see, kuidas see taust või asi arvutis kostus suures saalis suurtest kõlaritest kindlasti hoopis teistmoodi. Ja mingil hetkel oli ka minu õde hakanud siis räppimisega tegelema ja ka temal oli oma räpi crew ja oma seltskond, kellega nad mingeid lugusid koos tegid, aga mingil puhul me õega sattusime, äkki see oligi kas Pärnus või kuskil mingi hip-hop festivalil või hip-hop üritusel, kus me koos sattusime esinema, et
oligi, et mina tegin mõned omad lood ja tema tegi mõned omad lood ja siis me koos nagu tegime üksteisele natukene back'i, et see oli selline päris tore tandem, 2 tüdrukut laval ülejäänud poiste massi hulgas siis, kes esinesid, et me kindlasti paistsime selles mõttes silma, aga tookord mulle tundus, et mina, kes ma olin enda arust palju kodus vaeva näinud, kõik riimid valmis mõelnud, tohutud tihedad tekstid, sel ajal tundusid need vähemalt tohutud tihedad ja sisukad tekstid. Ja mulle tundus, et kõik see kehv helikvaliteet tol ajal põhimõtteliselt tappis kõik selle teksti sõnumi ära, et mul tekkiski tunne, et ma võin seal laval ükstapuha mida podiseda, mida ümiseda ja niikuinii keegi aru ei saa, kas ma seal päriselt ütlen midagi või see on ainult mingisugune müdin ja madin. Võib-olla see ei olnud päriselt nii hull, aga mulle see tol hetkel nii tundus ja selle protestiks ja ma ei teagi, kas ma tahtsin mingit pointi tõestada või teha läbi siis nii-öelda mingit katset, et kas tegelikult ka keegi kuuleb või aru saab, mida ma seal tegelikult mikrisse räägin, siis ühel esinemisel, kus me siis õega koos olime, mul oli üks beat ja mul oli selle jaoks mõeldud juba valmis refrääni osa, aga mul ei olnud praktiliselt sellel lool salmi. Ja kuna tookord sellel üritusel oli see helikvaliteet eriti kehv, siis ma otsustasin, et ma lasen oma sellelt taustade plaadilt ka selle tausta mängima panna, kus mul veel põhimõtteliselt salme ei olnud. Ja me esitasimegi selle loo põhimõtteliselt nii, et refrääni me siis laulsime ja räppisime selle tekstiga, mis meil olemas oli ja põhimõtteliselt salmide osa ma lihtsalt sisustasin. Ma üritan nüüd seda järgi teha. Ja põhimõtteliselt salmide osa ma sisustasin sellise mõminaga, mis võib-olla kõlas umbes midagi sellist, et ja kõik see rahvas oli seal lava ees ja elas kaasa, noogutas, paljud olid ka võib-olla selleks ajaks vägijooki joonud, paljud võib-olla suhtlesid oma vahel ja elasid lihtsalt sellele vaibele kaasa, aga minu point sai tõestatud. Sel hetkel ei olnud vahet selle mikri ja selle tehnikaga, kas ma seal salmis midagi ütlesin asjalikku või ei, sest pärast seda esinemist ei tulnud mitte keegi küsima või ütlema, et oota, millest sul see lugu üldse rääkis, et ma ei saanud salmist midagi aru. Mitte keegi ei tulnud seda ütlema. Nii et see, mis me seal tegime, oli üks paras mõmine räpp, millel ei olnudki mingit sisu, vaid see oli üks paras mõmin ja podisemine. Ja ma arvan, et ma tegin seal selle pointi enda jaoks ära, rohkem me sellist pettust ei teinud, et see oli võib-olla mingi minu jonnakus või selline pointi tõestamine, et tegelikult keegi ei kuulanud meid ja see kvaliteet oli selline, nagu ta oli. Ja nagu te juba aru saate, siis ma tegelikult ei pea ennast mingiks mõmina räpi väljamõtlejaks, aga mingis mõttes me tegime mõmina räppi enne, kui see olemas oli. Aga jah, need olid huvitavad ajad, lõbusad ajad ja ma arvan, et ma ei kahetse ka neid aegu, sest et ma ei oleks see ja seal, kus ma praegu olen, kui ma ei oleks kõike seda läbi teinud, läbi proovinud ja katsetanud. Muusika on alati mulle hingelähedane olnud ja minu arust vahet ei ole, mis žanrist muusika pärit on. Kui ta on hästi tehtud, siis ta läheb hinge ja on huvitav. Nii et oli põnev etapp minu elus. Aga jah, selline see lugu oli, kuidas me tegime mõmina räppi
ja ma ei ütle ka ühtegi halba sõna tänapäeva räpparite ega mõminaräpparite kohta. Igal asjal on oma koht ja oma jälgijaskond, nii et kui sa teed oma asja, tee seda südamega ja tee seda tõsiselt ja see asi saabki olema hea, nii et edu kõikidele praegustele räpparitele. Praeguse tehnika ja kõikide võimaluste juures on kõigil see võimalus ise katsetada ja ise teha. Ma ei tea, kus ma võib-olla oleks või mis ma praegu teeks, kui mul oleks lapsena veel rohkem võimalusi olnud katsetada ja teha. Et jah, selline story time teile täna ja ma loodan, et see video meeldis teile. Kui see video meeldis teile, palun pange like, palun kommenteerige, kas teie kuulate räppmuusikat, kas te olete kunagi teinud räppmuusikat ja mida teie arvate mõminaräpist. Ja palun subscribe'ige, kui te veel seda teinud ei ole, sest et ma postitan üle nädala uue video ja vajutage ka seda kellukese nuppu, siis te teate, millal ma olen video üles pannud ning teiega juba kohtumegi järgmises videos. Tšau!